ma teen lahti Luuka evangeeliumi 13. peatüki. Ja seal on üks selline olukord lihtsalt, et mõned inimesed tulevad Jeesuse juurde ja tulevad rääkima päevasündmusi. See on siis Luuka 13 ja kohe algusest. Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks, kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi. Vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. No siin oli, kas Austrias oli praegusel hetkel selline kriitiline olukord, kus inimesed surid, jälle oli üks kuritöö, mis pandi toime ja ega me kõike kindlasti ei teagi. Aga me näeme seda, et ka sellel ajal, kui Jeesus elas, samamoodi sündis neid selliseid asju ja inimesed tulid Jeesuse juurde ja tulid nagu seda rääkima, et saada nagu sellist hinnangut ja otsust, aga me näeme, milline tegelikult see hinnang ja otsus oli. Üks kõige tähtsam asi, mida üldse teha tuleb. Kui sa kõiki neid uudiseid ja asju kuuled, on ainukene asi, et paranda meelt. Ja vaata, see on meie niisugune isiklik asi, seda me ei saa teiste eest teha. Seda me saame isiklikult teha ja sellepärast Jeesus pöördus nende tulijate juurde just selliselt, ütles, et kui teie ise meelt ei paranda, siis olete samamoodi selles väga suures õnnetuses ja ohus. Ja sellepärast täna lihtsalt neid sõnumeid nagu saades, tänaseks õhtuks just oligi see selline esimene nagu mõte, et uudiseid on väga palju. Ja pigem olgu see nõnda, et kõik need igasugused uudised ja ka need rasked ja koledad uudised, mis iganes siin selles maailmas levivad, et see toimiks nagu meie jaoks eelkõige niimoodi, et see paneks meid tegelikult meelt parandama. Ja sellepärast, et Jumala tahtmine on see. Peetrus oma kirjas ütleb väga selgelt, et issand on seda väga ootamas, see on 2. Peetruse 3 ja sealt on 9. salmist lugeda. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned seda peavad viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meele parandusele. Ja sellepärast ma usun sedasi, et valdavalt, kes me oleme siin, ma usun, et me oleme need meelt parandanud inimesed. Aga ära arva niimoodi, et meil on nagu üks kord elus vaja nagu meelt parandada, sest vaata, nagu sõna ütleb meile, et meil on vaja meelt uuendada. Ja see on samamoodi meeleparandus, me korrigeerime, võiks ütelda terve tegelikult oma elu ikkagi issand ees olles, kui Jumala vaim meile märku annab teatud asjade koha pealt, siis on jälle vaja tegelikult nagu meelt parandada, korrigeerida. Ja see on nagu, kuidas ütelda, see on nagu igal eluperioodil on nagu see, nagu ma ise nagu kogen sedasi, et on erinev. Nagu vanemasse ikka jõudes, siis on nagu ütleme, need meeleparanduse momendid on nagu sellised, mida ennem elus ei ole olnud. Seal on niisugune teatud teiste niisuguste suhtumistega, millega nagu tegeled ja ma ei hakka praegusel hetkel nagu neid mõtteid nagu avama, aga lihtsalt tahan ütelda sedasi, et nii nagu Jumala vaim meid igas eluperioodis lükkab, siis on see väga oluline ja tähtis asi, et me parandaksime meelt. Ja sellepärast, kallid, vaata, kõigi nende uudiste keskel nüüd Jeesuse käest tuli, seal Jeesus natukene väitles veel edasi ja rääkis seal ühte teist lugu sellest Siilatornist ka, aga põhimõtteliselt jääb nagu kõige tähtsamaks asjaks jääb nagu see, et meil on vaja nagu tähele panna seda, et meil on vaja seda, mida taevas ütleb. Ja sealt tuleb tegelikult see meeleparanduse sõnum. Meie vahest tahaksime, kuidas ütelda, niisugust õigust mõista. Me tahaksime, et nagu mingisugune kord saaks siin selles maailmas kuidagi rajatud ja kehtestatud, aga see on nõnda, et me tegelikkuses on nii, et Jumal kutsub tegelikult meid ülesse, et meie ise tegelikult oleksime need, kes me parandaksime meelt. Osapooled, kes on tülis, alati on ühtedel on üks arusaamine, teisel on teine, aga kallid, mõlema osapoole jaoks, ütlen julgelt sedasi alati, kui ka on tülipooled siin selles maailmas, mis tasemel olemas, on see peredes või inimeste vahel või riikide vahel, siis Jumal ütleb nendele kõikidele tegelikult, et meelt on vaja parandada. Ja sellepärast olgu see nõnda, et võtame sellise meeleparanduse üleskutse täna kohe ka siin vastu. 4 pühapäev, kui Jumala vaim välja valati, oli suur meeleparanduse päev. Ja sellepärast, me teisiti õieti meelt parandada ei saagi, kui Jumala vaim tegelikult meie juures seda tööd ei tee.
Kiitus Jumalale, et Jumal suhtub meisse kõikidesse tegelikult väga võrdselt. Ta ei tee inimestel vahet, ta ei tee rassidel vahet, ta ei tee rahvustel vahet, ta ei tee rikastel ega vaestel vahet, ta ei tee vahet, see on täiesti selline selge asi, et Jumala suhtumine on selline üleüldiselt kõikidesse selline armastusega, sest ta saatis oma poja, et Jeesus sureks kõikide eest ja võiks olla kõikide päästja. Peetrus saab selle ilmutuse, kui ta on seal Korneliuse kojas, kui ta on, võiks ütelda, nähtavasti suht esimest korda, kui ta on läinud paganate juurde külla. Ja ma usun sedasi, et need on sellised, ütleme, meeldejäävad hetked, kui sa lähed nagu võib-olla sellisesse kohta, kus sa ennem pole tegelikult käinud, ütleme, ja nüüd on nii, et Peetrus, kui ta on sinna sisse astunud ja ta avab oma suu, see on Apostlite teod 10:34, siis ta ütleb nii, tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid tal on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja kes teeb õigust. Ja sellepärast, kallid, kiitus Jumalale, et meil on selline issand, et ta ei tee vahet. Kui Saalomon ehitab templi, siis ta tegelikult palvetab sellepärast, et ka kõik inimesed võiksid tulla sinna palvetama. See ei olnud mitte ainult juutidele, vaid ka kui teised rahvad tulevad, siis samamoodi oli ja Jesaja raamatu 56:7 on öeldud sedasi, et see on palvekoda tegelikult kõikidele rahvastele. Meie usuisa Abraham on paljude rahvaste isa tegelikult. Ja kõik rahvad tegelikult saavad õnnistatud, just otseselt tegelikult saavad õnnistatud ka Abrahami kaudu ja pääste on üldse tulnud juutide käest ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna võime neid selliseid asju meelde tuletada. Evangeelium on kõikidele rahvastele. Issanda käsk on sedasi, et seda tuleb tegelikult kuulutada kõikidele ja sellepärast nii see on. Ja on öeldud küll, et see on vägi päästeks esmalt on see juutidele ja teiseks on see kreeklastele. Mille pärast ta esmalt on? Sellepärast, et pääste tuli tegelikult juutide kaudu. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt nende keskel see sündis ja selle rahva kaudu see sündis ja sellepärast oli see esimene puudutus oli lihtsalt nende käes. Aga Jumal armastab kõiki inimesi ja sellepärast praegusel hetkel meie ei pea üldse selle koha pealt mures olema. Aga nüüd on üks selline järgmine mõte, mille juures on see, kas me oleme tegelikult igaüks nagu selles omas õiges kohas. Jumal armastab meid kõiki, aga vaata, Jumal tegelikult tahab seda, et meie kõik tegelikult oleksime oma õige koha peal. Ütleme, kogu see loodu põhimõtteliselt on niimoodi, et peab püsima oma õiges kohas. Kalad peavad püsima vees ja linnud peavad lendama õhus ja ütleme, et metsloomad, kes peavad metsas olema ja ütleme, et kõik on nagu tegelikult on nagu ära jaotatud ja mis on põhja pool ja mis on lõuna pool ja ütleme, et selles loodus on, võiks ütelda, kõik väga tugevalt ja hästi on nagu paigas. Aga nüüd ongi siin, inimene on siin kõige selle loodu keskel selline, kes tegelikult peab tegelikult leidma oma koha. Nii nagu Peetrus ütleb sedasi, et me peame tegema kindlaks tegelikult oma kutsumise ja valiku. Ja kui me selle kindlaks teeme, siis tegelikult avaneb meile nagu selline takistamatu sissepääs tegelikult Jumala riiki. Ja see on huvitav sedasi, et see avaneb nagu selle kaudu, kui me oleme õige koha peal. Nüüd täna need mõtted lähevadki mul nagu täna sinna kanti igal juhul sedasi, et kas me oleme kõik õige koha peal, kus me olema tegelikult peame. Ja olen need issanda ees need sõnumid saanud ja sellepärast hakkan seda jagama. See on täiesti selge, et meie elud ei ole ühtemoodi. Ütleme, meie usuisal Jaakobil oli 12 poega. Enne oma surma ta profeteerib ja räägib kõikidele oma poegadele ja see oli täiesti, kuidas ütelda, ja isegi ütleme, et mitte ainult poegadele, vaid isegi see pigemini oli isegi nende nagu suguharudele. See on nüüd esimese Moosese 49. peatükist, pikalt ei jää, aga lihtsalt korraks teen selle kohaga siin lahti. Ja siis, kui Jakob kutsub oma pojad enese juurde, ja ta ütleb, et tulge, ma kuulutan teile, mis teiega sünnib tulevasel päevil ja kogunege ja kuulge, Jakobi pojad, võtke kuulda Iisraeli oma isa. Ja siis ta hakkab siin rääkima. Ma olen siin kunagi juba kõrvale märkinud nagu välja Juuda koha pealt, see on siis kuskil juba seal 8. salmist hakkab see lugu. Põhimõtteliselt on niimoodi, et on räägitud, et Juuda käes on valitsus.
et ei lahku valitsuskepp Juudast ega sau tema jalgelt, see on 10. salmis. ja sellepärast on see niimoodi, et just Juuda suguharule, Juuda suguharust tuli ka meie issand Jeesus. ja kes on kuningate kuningas ja isandate isand. ja just Juudale tuli see. Seebul on 13. peatükis, tema on mererannal, nii et laevad on. Issaskarile räägitakse, et nemad on ühed tööinimesed ja siis Taan, nendest saavad siis need kohtunikud ja advokaadid ja ütleme, nagu see õigusloome poole peal olevad inimesed. Ja no niimoodi järjest, Gaad on sõdija, Aaser, tema teeb head toitu, Naftalil on need kirjanduse värgid. Ütleme, et ja kui praegu, ütleme, et me mõtleme natukene selle peale, kes siis need Nobeli preemiad saavad. Eks need ikka siin saavadki, need Jakobi pojad. Sellepärast ja vaata, ja küll nad saavad kirjanduses ja küll nad saavad teaduses ja küll nad saavad paljudes asjades ja kui hakkad mõtlema sedasi, et kuidas nad valitsevatele positsioonidele praktiliselt igas riigis saavad, no lihtsalt sellepärast saavad, et on profeteeritud ja räägitud, et see ei lahku nendest. Ja sellepärast on see nii, et kõik peavad tegelikult olema oma koha peal. Ja sellepärast kallid aga mitte ainult ei ole see nende osa, et ütleme, et kui me räägime praegusel hetkel siin Jakobi poegadest ja sellest juuda rahvast ja juutidest, mitte see, vaid meie kõik ka. Kindlasti on see täpselt, on see niimoodi, et meil igal rahval on oma selline koht ja kutsumus, mida me tegelikult tegema peame ja põhimõtteliselt on see ka igal inimesel, kus me olema peame. Ja nüüd on väga tähtis see, et me oleksime õige koha peal, et me ei tükiks tegelikult vale koha peale, sellepärast, et kui me hakkame nagu tükkima sinna, kus me tegelikult olema ei pea, siis on tegelikult selles asjas on konflikt. Ja sellepärast on see nii, et on väga oluline ja tähtis, et me leiaksime oma koha nagu ülesse. Kuidas me seda oma kohta üles leiame? Ütleme sedasi, et mingis mõttes on see nii, et ma võib-olla jutustan ühe lihtsalt mõtte nagu enda koha pealt. Mõtlen sedasi, kasvasin pastori peres. Pastori peres sageli juhtub niimoodi, et hakatakse neid poegasid ka vaatama, et kuule, et nendest saavad ka pastorid. Põhimõtteliselt saidki, nii sai minu ennast kui minust mõlematest tegelikult ongi saanud pastorid. Aga ütleme, et seda nagu, kuidas ütelda, seda räägiti ka välja, seda öeldi vahest nagu lapsepõlves ja see on, ütleme, et ega need ei ole alati, võiks ütelda, võib-olla nagu sellised määravad asjad, aga teinekord on need siiski tegelikult üsna olulised ja täpsed asjad, mida hakatakse juba nagu märkama ja millest ka siis tegelikult nagu räägitakse. Aga see ei olnud tegelikult, ütleme, et see, mis lapseeas keegi kuskil mõni tädi või onu lihtsalt ütles, see ei olnud absoluutselt nagu mingisugune määrav asi. Mäletan sedasi, et kui meil oli kihlumine, siis see pastor, kes meid kihlas, oli niimoodi, et mu abikaasa käest siis, siis pruudi käest küsis kohe, et aga sa pead sellega arvestama, et kui jumala kutse tuleb Toivole, et ta läheb jumala riigi tööle, et kas sa oled nõus jumala riigi töölise abikaasaks olema. Lihtsalt, et sellel hetkel, kihlumise hetkel oli tegelikult see küsimus. Asi oli veel sellest, võiks ütelda, kaugel. Asjani ei olnud ju veel midagi nagu kuskilt näha, et nagu selles suunas otseselt liigukski. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aga ühel päeval on see nagu niimoodi käes. Ja ma ütlen sedasi, et see kutsumine ja valik, täna olen ma täiesti kindel, et ma olen oma õige koha peal, teen seda asja, mida ma tegema pean, mul ei ole selles mitte mingisugust kahtlust, aga ma lihtsalt jutustan nagu sellepärast, et see tuli nagu, kuidas ütelda, siiski nagu vargsi. Sest et vaata, kui sa pead hakkama nagu sain ühel hetkel, sain Võru koguduselt kutse, et tule siia Karjaseks ja siis hakkad nagu sellele nagu vastust otsima ja põhimõtteliselt on niimoodi, et teed nagu ühe sellise argliku vastuse, sa ei tee sellised, kindla peale, et ma olen pastor, et vaadake, aga et küll ma tulen ja et ongi asi nii, absoluutselt ei ole nii. Ja kogu aeg teed nagu seda sellise teatud sellise väriseva südamega pigem, ütleme, et mitte nagu selliselt, et et sa oleksid nagu mingisugune kindla peale tegija. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et teades tegelikult võib-olla, et omad seda rahu seal südames ja liigud selles suunas, aga seal samas lihtsalt jutustangi sedasi, et ega see kutsumine ja asi, kuidas Jumal ka erinevalt ja millise selgusega kellelegi teeb, see võib olla erinev. Ja siis vastad, ma mäletan sedasi, et ütleme, et kui tuleb see selline ordineerimise hetk ja kus siin küsitakse, ütleme juba täitsa otseselt ja kus sa pead nagu ütlema oma tõotused ja asjad ja ütleme, et iga aste on tegelikult nagu olnud nagu edasi nagu selles suunas ka. Kui nüüd jätan nagu enda sellise tuleku ja arengutee nagu siin nagu kõrvale praegusel hetkel, aga põhimõtteliselt oli see näiteks ka kuningas Taaveti elus.
teda karjapoisina võitakse kuningaks, no ütleme, ta saab selle väga selge, ütleme, võitmise väga selgelt oma vendade hulgas, ega vennad seda eriti ei oska nagu tunnustada ja tähele pannagi ja ei hinda absoluutselt ka seda ja ta on karjas edasi ja põhimõtteliselt on ta niimoodi, et selleni, kui ta ühel päeval tegelikult siis on kuninga positsioonis, sinnani läks aega. Vahepeal oli ta eelmise siis selle kuninga Sauli juures ametis, noh, mängis talle kannelt või kui sellel kuri vaim teda kiusama tuli ja noh, ütleme, ta aitas teda seal teatud etappides, kus oli vaja natukese aidata, sõdis tema eest ja tegi seal asju ja lõpuks pidi lihtsalt põgenema tema eest aga ühel päeval oli tegelikult see, kui Sauli enam ei olnud, kui see kuninga koht oli vaba, siis oli niimoodi, et siis Juuda suguharu tõstis teda oma kuningaks. Ja mitte kõik. Kui ta läks Hebronisse, siis Juuda suguharu oli see, kes tegelikult ainult tunnistas teda kui kuningat. Ja 7 aastat ta võttis rahuga seda. Olgugi, et oli teada seda, et ta on kogu Iisraeli kuningas ja see on, ütleme, 2. Saamuli 2. peatükist ja siis 2. Saamuli 5. peatükist, kui siis kogu Iisrael ühel hetkel taipab sedasi, et tegelikult on nüüd niimoodi, et meil on kuningas olemas ja pöörduvad Taaveti poole ja võtavad teda tegelikult kui kuningat vastu. Ja sellepärast on see niimoodi, et nüüd on nagu noh, ütleme, nagu teatud selline pilt nagu nendest inimestest, kes saavad Jumala kutse. Nüüd ma toon juttu kohe niisuguse täitsa teise nagu mõtte, ühe väga olulise niisuguse printsiibi, mis on, ma selle loen nüüd Mattiuse evangeeliumi 10. peatükist. Ja see on kehtimas ja see kehtib ja sellepärast täna on, noh, ma mõtlen, mingil määral on täna niisugune õpetuse jutt, mida ma teile räägin. Ja õppige, see on õnnistuseks tegelikult, Mattiuse 10:41 ja 42. Kes teid vastu võtab vastu minu, kes minu vastu võtab vastu mu läkitaja, kes prohveti vastu võtab ta prohveti nime tõttu, saab prohveti palga, kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. No ja 42 loeme ka veel. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Nüüd, vaata, jutt jõudis mul praegusel hetkel juba, noh, ütleme, nende Jumala poolt kutsututeni, on need pastorid või on need kuningad või mis iganes. Aga vaata, nüüd on küsimus on selles, et kui me neid vastu võtame, me võime saada nende palga. Kui sa võtad Jeesuse vastu, sa tegelikult saad pärijaks, sa saad palga. See on, noh, ütleme, see on nii, me nagu ütleme, et me nagu ei taipa seda tegelikult, et vaata, kui me võtame, kes võtab vastu minuni, kui siin Jeesus ütleb, võtab vastu mu läkitaja, võtab vastu Jumala ja sellepärast saab Jumala lapseks. Noh, ütleme, sa saad positsiooni, sa lihtsalt selle tõttu saad. Ja sellepärast on see niimoodi kallid. Ma ütlen, et tee silm lahti praegusel ajal, et sa ei jääks nendest headest palkadest ilma. Võta jumalasulaseid vastu, keda vastu võtma peab. Mõtlen sedasi, et on neid õigeid, on valeprohveteid, neid ei ole vaja vastu võtta, sest et ega sa valeprohveti palka ei taha saada, eks. Et sellepärast, et kes võtab prohveti, ta prohveti nime tõttu, kes võtab kuninga, kes on, kuidas ütelda, jumalast kutsutud, sa saad tegelikult nagu selle palga. Sellepärast ma täna lihtsalt räägin sedasi, et vaata, et üks võimas Jumala printsiip on ja saa sellest aru, et neid Jumala valituid tehakse siin selles maailmas maha. Ma mõtlen ka praegu riikide juhti ja poliitikuid ja asju. Sul peab olema tarkust, et sa saaksid selle palga kätte, mis nagu kuulub nendele, kes on Jumala tahtmises. Ja sellepärast meil peab olema nagu see vaimus äratundmine, mõistmine. Vaata, kuidas Taavetiga oli. Kui Taavet oli põgenemas, siis oli niimoodi, noh, siis oli selline lugu, et vaata, oli neid, kes aitasid Taavetit. Ja vaata, kuidas nendel tegelikult läks, nendel läks sellepärast nii hästi, et nad tegelikult said pärast nagu Taaveti käest seda õnnistust. Kes kutsuti kuninga lauda või mis õnnistus iganes saadi, aga nad said sellest palga. Aga need, kes käitusid Taavetiga halvasti, need said ka palga, ei võtnud vastu ja siis saad selle negatiivse palga. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt täna nagu ütlen selle mõtte praegusel hetkel, et nii oluline on tegelikult nagu seda printsiipi mõista. Nüüd, et paremini seda tänast sõnumit nagu mõista, ma teen kohe lahti nagu selle Efesuse kirja 4. peatüki ja loen siit 11. ja 12. salmi, muidu see on kuskil hiljem mul plaanis lugeda, aga niisugune tunne, et muidu mõte ei lähe kokku veel.
Ja siin on öeldud nii, tema on see, kes on pannud mõned apostliks, mõned prohveteks ja mõned evangelistideks ja mõned karjaseks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu ja Jumalapoja tundmise ühtsusesse, saades täies meheks Kristuse täis ja mõõtu mööda. Ja sellepärast, kallid, pange tähele, need olid, ütleme, need vaimulikud teenistused, kõik siin apostlid, prohvetid, karjased, õpetajad, evangelistid, ütleme, öeldi, et on mõned, on kutsutud. Aga neid abilisi on palju. Mesilase tarus on üks ema mesilane, aga töömesilasi on tuhandeid. Neid isamesilasi leskesid pidi seal ka sadu olema, aga ütleme, nagu sellises mõttes on niimoodi, et on üks, aga tegelikult siis selle juures on väga palju ja vaata, siis on see tulemus. Ja siis võtame teise pildi, võtame, et on kari, mis on karjamaal. Võta, sest et Iisrael on ju see riik, kus seda piima ja mett voolab ja sellepärast need mesilased ja lehmad sobivad väga hästi praegusel hetkel sellesse näitesse. Sest et vaata, karja on vaja ja mitte ühte lehma ei ole vaja, vaid neid on palju vaja tegelikult. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, ja karjane võib olla seal üks, aga lehmasid on vaja palju. Siis saab palju piima, eks. Siis on vaja niimoodi, et ütleme, mesilasi on vaja palju. Ja sellest on nagu, ja vaata, Jumala riigis kehtib samamoodi. Aga vaata, tänane see sõnum ongi selline, et me nagu mõistaksime seda, kuidas Jumala asjad käivad. Ja see jutt viib sinna kohta, et kui me otsime oma kohta. Teate, üks hea koht on olla selles kohas, kus me olema peame ja vahest on see abilise koht. Sest siin on öeldud sedasi, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ehitamiseks. Ja sellepärast on, kallid, tänane nagu see sõnum on selle koha pealt, et kui sa otsid oma kohta, ma näen sedasi, et vaata, see viimased aastad on olnud niimoodi, et paljud, ütleme, usklikud inimesed, kes on tulnud usu juurde ka nende võib-olla viimase 30 aasta jooksul ja nad on ära läinud kuskile omaette nurga taha, teevad oma teenistust. Ja siis mõtlevad sedasi, et nemad siis teevad sedasi, sest et vaata, selles abistamise töös ei oska nagu olla, kellegi appi minna. Kallid, aga täna mul on see väga otseselt saadud sõnum, ma ei tea, et ega ma ei räägi seda sellesse ruumi täna, pigem issand andis märku, et võib-olla kõik interneti kaudu kuulab, kellelgi on vaja, et kes on nagu vale suuna peal, kes ka mõtleb sedasi, et ma lähen mingi oma teenistusse kuskile nurga taha midagi ise tegema. Tegelikult suurem õnnistus on see, kui sa oled kuskil seal, kus on vaja teenida. Nii nagu näiteks Joosu on teenimas tegelikult Moosest 40 aastat. Kas sa tahad olla 40 aastat ettevalmistusprotsessis? Sul on niisugune tunne, et elu läheb mööda. Ja sellepärast ongi, võtta inimestel on meil selline lugu. Eks Taaveti poegadelgi oli sama häda. Isa oli nii ja kuningas, eks. Ja nüüd on niimoodi, et küll Absalom tõstab vahepeal nina seal ja Adoniagi lõpus vaatas sedasi, et kuule, et võib-olla saaks selle teha. Tegelikult nad oleksid võinud olla kangelased, kui nad oleksid Taaveti kõrval olnud. Kui nad oleksid jäänud Salomoni kõrvale, nad oleksid võinud saada Taaveti palka, nad oleks võinud saada Salomoni palka. No Salomoni palk oli väga suur tarkus. Ja vaata, kui sa lihtsalt võtad Salomoni kui kuninga vastu, sa saad tema palga, sa saad tema palve vastuse, sa saad selle tarkuse. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et vaata, tulge issanda juurde, järgige teda, olge temaga ühes ikkes, see on kerge. Me ei pea palju üldse ise tegema, me peame lihtsalt leidma nagu selle koha, kus me tegelikult olema peame. Ja me võime olla nii õnnistatud tegelikult. Sa saad palju lihtsamal moel, võiks ütelda, selle palga. Palju raskem on prohvet olla, kui lihtsalt prohvet vastu võtta, eks. Palju raskem on kuningas olla või president olla, kui lihtsalt kuningas ja president vastu võtta, eks, ja saada seda palka. Ja sellepärast ma täna lihtsalt räägin, et see on Jumala riigi, tegelikult on reegel ja see toimib ja issand on oma tõotuste taga ja sellepärast see lihtsalt niimoodi käib, sest ta teab sedasi, kuivõrd on tegelikult on vaja neid abilisi. Põhiliselt võiks ütelda, koguduses valmistatakse neid pühi inimesi abistamistööle. Ja see võib tunduda selline, et kes meist abistaja tahab olla, siin otseselt on sellest diakooniast juttu, et kes meist seda nagu tahavad olla. Aga siin on öeldud sedasi, et see on see, mis tegelikult ehitab üles tegelikult Kristuse ihu. Ja sellest tuleb, kuidas ütelda, selle kaudu tuleb üks selline võimas Jumalapoja tundmine. Hiljem ma lähen nagu selle Efesuse kirja nagu nende suurte mõtete juurde veel, kui jõuame lihtsalt, mida Paulus seal nagu väljendab. Ja sellepärast ma usun, et praegu sul hakkab see tänase jutu mõte natukese nagu paistma. Et vaata,
meie võimalused on sellised, lihtsalt ära tabada, et kus koha peal tegelikult olla ja kellega nagu ritta võtta. Ise, kui ma täna seda sõnumit valmistasin, ma mõtlesin sedasi, et vaata, ühel hetkel me tegime nagu sellise seose, et näiteks, et meil on seos on, ütleme, Riiaga ja ka just Aleksei Ledjajeviga, kes on tegelikult olnud üks selline õnnistus siin, ütleme, kui see vabanemine tuli ja nii Lätis kui Eestis ja ütleme, see aeg kätte jõudis, ta oli väga oluline tegelikult. Me oleme, ütleme, aastaid tegelikult, et ma oma 10 saatnud sellel suunal. Ja põhimõtteliselt see on abistamise töö. See on kindlasti, sest et tema projektid on alati niimoodi, et ta läheb puudu ka. Ja sellepärast, et tal ei ole kunagi nii, sest need on nii suured, mida ta teeb tegelikult, eks. Aga meie tegelikult lihtsalt teeme nagu selle oma abistamise osa. Ja me saame samamoodi sellest palka. Me saame samamoodi lihtsalt selle tõttu lihtsalt tasu. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid tegelikult Jumal, et me nagu ära taipaksime, et kus on see, kus meie tegelikult peame nagu olema need nagu sellised vastuvõtjad. Ja sellepärast on see nii, et ma ütlen sedasi, võtsime Osiannat vastu omal ajal, võtsime elusõna vastu, me oleme kõike seda palka saanud. Sellepärast ja vastu pandi, et mis te rumalad seal Võrus teete. Ja uue põlvkonna eest on samamoodi, kõikide koha pealt on tegelikult on nii, et mis te neid vastu võtate. Aga võtad vastu, saad palka. Ja sellepärast, kallid, me oleme teinud lihtsalt oma sammud ja lihtsalt oleme kogenud sedasi, et see lihtsalt õnnistab. Ja sellepärast on see nii, et ei tasu sellele vastu panna, mida tegelikult on Jumal on tegemas. Ja sellepärast on see nii, et ja nüüd nendele, kuidas ütelda, nendele eksinud lastele, kes tegelikult on niimoodi, et kes nagu ise tahaksid olla, kes ei taha nagu võtta seda, mida Paulus Efesuse kirjas ütleb, et me valmistame teid abistamistööle. No kahju teist, sellepärast, et kui sind ei ole selleks apostliks ja prohvetiks ja ei tea, kelleks kutsutud, sul ei tasu tegelikult sellesse ise punnida, isegi karjaseks ei tasu punnida. Sellepärast, et see on raske tegelikult, see ei ole kerge, ma mäletan siin üks vend kunagi oli niimoodi ka, tahtis ise, tegi ka koguduse, tead, kui raskeks läks. Toivo, räägi mulle, kuidas seda asja peab. Tead, et lihtsalt jõudis kätte, alguses oli küll tore, et lähed lihtsalt rahva ette ja mõtled sedasi. Aga kui sul rahvas kallale tuleb, aga mis sa siis nendega teed, eks? Siis oled nagu küsimas. Ja sellepärast on see nii, et aga kui sa oled issanda poolt kutsutud, siis Jumal tegelikult varustab. Ja sellepärast, ja võtta, siis sa suudad tegelikult nendes asjades olla. Aga kuidas ütelda selles abistamise positsioonis, on palju lihtsam ja sellepärast täna ma lihtsalt räägin selle koha pealt, et kui me küsime vahest issand ees, et mis on meie nagu roll ja kus me peame olema just need abilised, et me ei jäbeneks nagu seda, et see ongi tegelikult nagu issanda plaanis ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et see on nagu ühes ikkes vedamine, nii nagu me issandaga veame või ka nende teistega koos ja sellepärast kiitus Jumalale, et see toob õnnistuse. Nüüd, kui ütleme, et oli 12 apostlit, eks, Juudas kadus sealt ära, Juuda asemele valiti veel üks ja kui see kogudus sündis 4 päeval, 3000 inimest tuleb päästmisele, järjest hakkab kasvama. Vaata, see tuhandetega kogudus ei ole kerge juhtida. Mis meil viga juhtida, kui on siuke rahvulk, et saad nagu hakkama. Ja siis oli varsti niimoodi, et oli vaja neid abilisi. Ja nii nagu apostlite tegude seal 6. peatükist on lugeda, et nii nagu abilised pandi tööle, siis juhtus see suur õnnistus tegelikult. Sest et 6-7 apostlit tegudest. Jumala sõna levis ja jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga suureks ja suur hulk preestrit võttis usu vastu. Ja see oli pärast seda tegelikult, kui abilised, need diakonid olid tööle pandud. Ja need tegid oma rolli, nad said abilise tiitli tegelikult, aga siis oli niimoodi, et see tõi tegelikult õnnistuse. Mul oli täna vaatamata, apostlite tegude raamatus on huvitav kindlasti vaadata, kuidas see kasvuprotsess läbi selle raamatu nagu on käimas. Ja sellepärast, aga sealt on õppida, milliste printsiipidega see nagu toimib. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii see on. Ja me näeme sedasi, et oli Paulusel olid abilised, eks, ütleme, et kellest eriti apostlite tegude raamatus on juttu. Vahepeal läksid nad seal natuke tülli ka ja tead, nagu see rahvaga võib vahest juhtuda ja on, aga need olid väga olulised ka tema jaoks, et need inimesed olid olemas. Ja need olid ka issandale tegelikult olid olemas, olulised inimesed. Ja sellepärast on see nii. Jeesus ütleb sedasi, et võtame nüüd niisuguse teise mõtte, see on küllalt selgelt, usun, edasi öeldud. Jeesus ütleb, et ega õpilane ei ole nagu suurem oma õpetajast või Johannese evangeeliumis on öeldud sedasi, et see sulane või teener ei ole oma isandast, ei ole suurem. Johannese 15:20 ja kus on siis öeldud nii, et kui nad ei ole teener suurem kui isand,
kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Ja kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Aga siis on need siin 14. peatüki 12. salm, on üks selline huvitav salm, mis võib vahepeal meid segadusse natuke ajada. Tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, teeb neid samu tegusid, mida mina teen, ja teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Ja nüüd on niimoodi, Jeesus räägib sedasi, et on võimalik teha, meil, kes me issandat järgime, suuremaid tegusid, kui me issand ise tegi. Ta ütleb seda, lausa seda välja. Aga teate, ühte asja tuleb meeles pidada, aga issand jääb alati suuremaks. Need teod, et mis nagu sünnivad või mis juhtub või sellepärast, et vaata, ajad muutuvad ja Jumal valab oma vaimu välja ja aeg on hoopis teistmoodi siin selles maailmas. Aga Jeesus jääb alati oma positsiooni. Ja sellepärast see üks nüüd järgmine mõte on selline, me ei tohi kellegi positsiooni rünnata. Me ei tohi mitte kellegi positsiooni rünnata. Ja see puudutab nüüd kõiki. Sa ei tohi töö juures kellegi ülemuse positsiooni rünnata. Sa ei tohi poliitikas tegelikult ei tohi seda. Seda ei tohi parteides, organisatsioonides, seda ei tohi koguduses. Absoluutselt tegelikult positsioonid on pühad asjad ja neid ei tohi tegelikult puudutada. Seda ei tohi rünnata. Ja sellepärast ja kaugel sellest, et tegelikult me issanda positsioon. Eks Lutsifer ründas ja lükati välja sealt taevast. Ja sellepärast on see nii, et jätame nagu tegelikult ka selle asja meelde. Ja sellepärast, et vaata, küsimus oli, et Taaveti poegadest nii Absalom kui Adonia ühel hetkel hakkasid tegelikult, Adonia juba isegi rohkem ründas Salomoni positsiooni, sest et Salomonil oli juba tõotatud, et see kuninga koht tuleb. Aga see Absalom ründas otseselt tegelikult oma isa positsiooni, tahtis nagu seda võtta. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen täna sedasi, et vaata, kelle südames liiguvad, ma usun sedasi, et täna vast siin ei ole kedagi, kes on mingid erilised teiste positsioonide ründajad. Aga miskipärast on nagu see sõna täna antud, et selle koha pealt tuleb tegelikult hoiatada. Mul on mõnel korral elus olnud niimoodi, et töö juures, oma igapäevaametis, et kus direktor ütleb, kuule, et lükkame sul selle, näiteks tsehhi juhataja ära, paneme sind ise asemel, olen meister sellel ajal ja kutsus Tallinnasse ja paneb seal oma kabinetis mulle nagu sellise pakkumise ette. Tead, ja siis on nagu, mul oli kohe tegelikult selge, et ma teisele nuga selga ei löö. Mismoodi ma tegelikult oma sõbrale näkku vaatan, kes kunagi mind tööle võttis, kui ma järgmisel hetkel ta lihtsalt sealt välja puksin. Aga see pakkumine lihtsalt mulle ette pandi. Ma ei ole kindel, et kas mind oleks võetud sellesse kohta, kui ma oleks selle sammu teinud. Võib-olla see oli lihtsalt katse, et kas ma olen nii ülbe, et ma võtan selle vastu ja võib-olla direktor võiks järgmine hetkel ütelda, et ma ei taha sind ka näha, et kui ma minema üldse. Tead, et kui ta selle proovi ära teeb. Ja sellest aga kallid, ma täna ütlen seda, et kui tulevad need sellised mõtted, need on valed mõtted. Õpi tegelikult siin sellest, kuidas ütleme, Jumala sulas, et kuidas on, ütleme, Jooso, kuidas on seal, ütleme, Taavet ise, kuidas on käitumas, kuidas ta absoluutselt ei trügi. Ootab oma aega ja Jumal on see, kes tõstab. Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse. Kes ennast alandab, seda ülendatakse. Ja sellepärast täna õpime neid selliseid printsiipe, mis meid tegelikult aitavad igapäevaelus, mis aitavad meid Jumala riigis. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et näed, issand on täna sellise sõnumi andnud. Ja sellepärast võtame selle lihtsalt vastu. Saul oli selline, ütleme, kuningas, näed, eks, kui ta ei olnud kuulekas issandale ja teeb endale seal juba sellise mingisuguse mälestusmärgi ja tahab seal Samueli kõrval koos palvetada, et ikka hea välja näeks ja ütleme, tegeleb nagu selliste asjadega, et ennast kuidagi nagu upitada, et olla inimeste silmis midagi. Aga kallid, see kõik on tegelikult tühine asi, sellega ei ole vaja tegeleda. Ja sellepärast ongi nii, et ja siis jõudsin selle koha peale küsimus, aga millega sa tegeled? Mis on su mõtted? Kas otsid oma teenistust, kas tahad nagu kuskil või oled valmis sedasi, et oled aitamas seal, kus aidata saab. Ja sellepärast, et lased lihtsalt issandal valmistada ja kui ta tõsta tahab, küll ta tõstab. Ütleme, et see on selline, või siis see teine variant, mis siin oli, et või oled kedagi õnnestamas. Või oled kedagi õnnestamas. Me näeme sedasi, et ütleme, et neid õnnestajaid jätkub vahest koguduste ringkondades samamoodi, aga jätkub, eriti, ütleme, poliitilisel maastikul käib see õnnestamine tegelikult üksteise taga järjest ja tugevalt, aga kallid, täna näed lihtsalt nagu hoiatus tegelikult selle koha pealt. Ma tean, et osad poliitikud tegelikult kuulavad ka seda Võru jutlusi vahepeal. Ja ma usun sedasi, et see on nendele ka mõnele praegusel hetkel hoiatuseks, kui sa tahad, et sa tõused. Me ootame tegelikult neid juhte, keda issand tõstab.
neid, kes viivad selle maaõnnistuse sisse, aga ära lase ennast ära rikkuda praegusel hetkel igasuguste ahvatlustega ja pakkumistega ja mis iganes tegelikult, sest seda teeb ainult kurat, et sind eksiteele tegelikult viia. ja sellepärast aidaku Jumal, et me ei rikuks oma elu tegelikult ise lihtsalt ära. ja sellepärast nii see on. Ja vaata, kui on sellised pikad valitsejad, siis juhtub niimoodi, et noh, et tundub teistele, et noh, et meil ei jää nagu maad ja sellepärast on see selline, aga ei, nii kui nimetasin juba sedasi, et Jooso võis oodata 40 aastat ja tegelikult oli niimoodi, et kui Mooses siis vääratas ja selle tõttu ta oma ametikoha nagu kaotas ja ei saanud rahvast viia tõotatud maale, siis teda tõstetakse sellesse olukorda, et ta on rahvajuhina. Aga ta oli valmistunud tegelikult, ta oli olnud tegelikult juhi kõrval ja see oli tegelikult see ettevalmistuse periood. Ja lisaks sellele, vaata Jooso ja Kaalep, kuidas Jumal hoidis tegelikult nende tervist, nende jõudu, kõik need 40 aastat, muidu see sugupõlv ju, nende vanused ju seal kõik surid vahepeal maha ära juba. Aga neid lihtsalt hoiti ja sellepärast on kallid, me võime arvestada sellega, et kui Jumal on asja taga, siis mitte miski tegelikult ei ole takistamas, kõik sünnib tegelikult õigel ajal ja sellepärast lihtsalt täna julgustan sind selle koha pealt. Ja nii, et tee kindlaks see asi, aga lihtsalt see esimene ütlemine tänaselt võtta sealt Efesuse kirjast, et meid on valmistatamas abilisteks. Esimeseks on tegelikult olema abilised ja mitte ei ole esimeseks, ei ole, kuidas ütelda, et oleme kohe need suured meistrid, vaid esimeseks on ikkagi nagu alati õige sisemine käib alati kõikides paikades selliselt, et hakkad aitama ja tegema neid asju, mida on tarvis teha. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja see, noh, mõtlen sedasi, et ma mõtlen sedasi, ma olin 5. klassi laps, kui ma tulin siia sellesse kogudusse ja põhimõtteliselt oli, teate, mis oli? Ma aitasin oma isa, ma püüdsin nagu ära näha, no mida ta tahab. Ja ma tunnen tegelikult rõõmu oma poegadest ka, kes nagu vahest nagu õhust võtavad sedasi ja mõistavad sedasi, et mida nagu on vaja. Et vahest on niimoodi, et mul on nagu mõte, ma vahest tohkan selle välja, aga ma näen sedasi, et seda juba tehakse. See oli nagu Taavet, kui ta oli seal Petlemma lähedal, ütles, et kes mulle tooks sealt Petlemma kaevust vett? No kaks kangelast vaatasid, me läheme toome selle vee ära. Taavet vaatas, et see on eluhinnaga toodud, ma kallan selle maha. Et see on nii püha vesi, et ma ei taha, et te riskisite oma eluga, aga te armastusest minu vastu olite valmis tooma minu lapsepõlve kaevust vett, et ma saaksin seda veel kord juua praegusel hetkel. Ja sellepärast on see nii, et teate, mis ongi niimoodi, et vaata, teate nendest abilistest, kes Taaveti ümber kogunesid, nendest said kangelased. No ütleme, see on ju super tegelikult, kui me näeme sedasi, et millisesse positsiooni nad tegelikult jõuavad. No et seal kangelaste lugu on, ütleme seal Taaveti selle elu lõpuloo juures on juba kirjutatud, et mida nad kõik tegid ja seal Petlemma kaevus käimine on ka just seal kirja pandud. Ja aga ennem nad ei olnud kangelased. Nad said kangelasteks Taaveti kõrval. Kui nad Taaveti kõrvale tulnud ei oleks, nad kangelasteks saanud ei oleks. Ja me nendest absoluutselt piiblist ei loeks ka. Sellepärast, et vaata, need, kes tulid, need said. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ma täna lihtsalt räägin, et me ei laseks ära ennast petta nagu ütleme teiste mõtetega, vaid et me leiaksime üles, kus on meie koht. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et näed täna, issand, ma usun sedasi väga otse tegelikult osadest asjadest meile ütleb. Ja see on meile õnnistuseks, nii et kiitus Jumalale selle eest. Nii et ärme tee selliseid valesid käikusid, vaid pigem oleme need abilised ja saame nendeks kangelasteks. Ja Daniel, ütleme Vanatestamendi selline tubli mees, on mitme kuninga ajal ja ta oskab olla sellise õiglase südamega nende kõrval. Ta ei tööta mitte kellegi vastu. Ja sellepärast ja siis ta sai tegelikult kogu aeg minna järjest edasi. Aga ta ei olnud mitte ka niimoodi, et ta on niivõrd nagu eelmise oma, et ta järgmisele ei kõlba. Ta oli niivõrd Jumala oma, et ta kõlbas tegelikult kõikidele. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt on vaja meil olla issand oma, otsida issandat. Ja see on tegelikult meie õige selline tõusmise redel, mille peal me tegelikult üldse olla võime. Ja me peame olema lihtsalt julged ja kindlad, nii nagu Mordokai seda oli, näed, eks, et ta oli kindel oma tegelikult oma sellistes otsustes, kuidas ta käitus, mida ta kummardab, mida ta ei kummarda. Ja ta elas väärtuslikku elu ja sai olla
noh, ütleme, ta enda elu oli õnnistatud lõpuks ja ta oli õnnistuseks ka teistele ja sellepärast see on täpselt nõnda. Nüüd tulen korraks, hakkab lõpule jõudma see jutt mul varsti, aga ma teen nüüd selle Efesuse kirja lahti, nagu ma lubasin, ja korraks laseme lihtsalt Efesuse kirja mõningaid mõtteid. Nii, nagu juba mitu korda öeldud, mõningad on need juhid, aga abilisi on palju. Ja see abistamistöö on tegelikult väga oluline ja tähtis ja see oli kõikidel tegelikult, lihtsalt siin tuletan meelde näiteks Neemiat, ehitab müüri, kas ta üksinda seda sai ehitada? Kõik abiliste nimed olid kirjas, noh, mõned need ka, kes põlgasid. Ja need kõik, kes aitasid, need saavad Neemia palga, eks. Vaata, kõik, kes tulid nagu sellesse töösse kaasa. No ütleme, Saalomon, kui ta hakkab templit ehitama, siis on kõik, noh, ütleme, need abilised, igast sorti, kust kohast olid. Gideonil olid omad abilised, 300, kellega ta lõpuks selle võidu sai. Ja Jeesusel olid need 12 tegelikult, kes olid. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see on. Kui Mooses telki ehitas, samamoodi oli tegelikult, olid need abilised, olid nii tähtsad ja olid olemas. Ja sellepärast on üks ihu, Kristuse ihu ja üks pea. Aga vaata, ihus on palju liikmeid ja sellepärast on see nii, et me peame olema selles ihus ja nüüd see 16 salm. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos 11 toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksiku siis liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Ja sellepärast, kallid, vaata siin eelkõige, noh, meie roll ongi tegelikult olla selles issanda ihus. Vaata, ja kui lähen omal täitsa lapsepõlve, noh, kui ma rääkisin sedasi, et kuidas see pastori üks kujunemine natukene nagu käis, no tead, lapsepõlve koguduse aeg oli selline, no mingeid pastori mõtteid kellelegi pähe ei puhutud. seal absoluutselt kellelegi ei olnud, et ikka tööma teenistus ja vaata, et kas sa ikka oled, et mis sa siin pinki nühitad, eks. Kallid, ma ei ütle, mitte kunagi ühelegi keegi pinki nühib. Sellepärast, et vaata see, no miks me siis seisma peame, tead. Sest mõnes kirikus pinke ei ole, tead, siis seisavad seal, eks. Aga istuge rahuga ja ärge üldse tundke sellest, olete te püsti või istudes, vahet sellel asjal ei ole. Peaasi, et te olete iga liige oma koha peal tegelikult, kus olete. Sest, et vaata, järgmine sa oled maailmas. Kõik te olete laiali, ma mõtlen sedasi Võru töökohtasid, mõtlen, et mõni firma on väga õnnistatud tegelikult selle kaudu, et seal on mitmeduslikud inimesed on olemas. Mõnes olid ja mõnes on juba mõned, noh, kus on pensionile ära jäädud. See on suur õnnistus tegelikult, kus on. Sellepärast te igal pool olete, igas külas, igal tänaval, kus te tegelikult olete, te olete lihtsalt, olete õnnistus. Ja sellepärast on see niimoodi, et me kuulume Kristuse ihusse ja see, mida sa tegelikult lihtsalt teed selle soola ja valgusena siin selles maailmas, see on, milline tegelikult selline suur õnnistus see on. Ja sellepärast ongi niimoodi, et ja nüüd ütlen nendele ka veel, kes kasvada ei vitsi. Sest et vaata, osad on sellised, et noh, kes ei vitsi kasvada ka. Sest et ega kui siin räägib sedasi, et me saaksime täieks meheks Kristuse täis ja mõõtu mööda. Ja sellepärast on meid ei ole kutsutud lihtsalt vaimulikeks titedeks ka siia. Et meil kogu aeg midagi on nagu hirmsasti ainult vaja ja vaja. Vaid tegelikult on niimoodi, et meid on kutsutud, et me kasvaksime. Ja lihtsalt, et me ei oleksime kuidagi sellised, et igatpidi igasugused pettemängud ja õpetuse tuuled meid kõigutavad ja eksitavad ja kavaldavad ja sellepärast, kallid, seda ei tohi tegelikult olla. Aga et me tunneksime tegelikult ära sedasi, et kus on Jumala töö ja läheksime nendes asjades ka kaasa ja sellepärast kiitus Jumalale. Noh, näed, täna tuletan jälle oma isa meelde. Mu isa oli, ma mäletan sedasi, et ta tabas ära alati tegelikult, kus oli Jumala vaim oli tegelikult liikumas, ta nendes asjades oli kaasas, ta oli niimoodi nagu suhtumas. Ja sellepärast ta käis natukese nagu, ma nägin alati, ta käis natukese nagu ees, nagu nendest, kes võib-olla kartsid nagu teatud nagu sammusid teha. Sellel ajal ma mäletan, et noh, ütleme, et kui mis vaimulikus elus nagu sündis, noh, ütleme, et tolle aeg oli siukene, et oli Metodisti kirikus oli ansambel Seela, no see oli nagu mingisugune uus täiesti ilming, mis üldse nagu sai sündida. No varsti oli see meie Võru koguduses laul vist siin sellel ajal. Sellepärast, et isa kutsus neid kohe siia. Ja olid varsti, nad olid siin, sellepärast, et kui kuskil tegelikult oli nagu midagi nagu sündimas, siis ta seda märkas ja julgesti nagu oli toimimas ka kaasa nende asjadega. No nii et me oleme siin 11 toetamas ja niimoodi tuleb see kasvujõud. Ja Kristuse ihu ehitatakse üles. No me näeme praegusel hetkel neid, kuidas ütelda, neid lammutavaid jõudusid ka. No ütleme, et kas või see Los Angeles, mis praegusel hetkel on, tead, seal rahvas mässa maetud ja
noh, eks seda rahvast osatakse mässama ka ajada ja eks seal aetakse mässama, näed, aeti Efesoses ka rahvas mässama, kui Paulus seal kuulutas paar aastat ära, tuli mäss, et noh, ei meeldinud see asi, et teeme ikkagi mässu, aga teate, need mässud on tegelikult väga laastavad. Kui palju politseiautosid on lihtsalt puruks pillutud, ma mõnda videot, kus ma seal lihtsalt vaatasin, no lihtsalt silla pealt viskavad, politseiautod järjest tulevad suurte kividega akendest sisse politseidele, pilluvad neid ja noh, ütleme, et lammendavad, põletavad ja toimub selline asi, nagu lihtne on tegelikult rahvast mässama ajada. Aga mis õpetuse sõnades on öeldud? Ära seltsi mässajatega. Väga lihtsalt. Ja sellepärast on niimoodi, et meil ei ole mitte mingisugust pistmist mässajatega. Ja sellepärast on see, noh, ütleme, et me ei tohi lasta ennast tegelikult nendest asjadest nagu kaasa tõmmata. Jumala riigis ei ole mässumeelsust. See mäss on alati sealt välja löödud ja sellepärast on see nii. No eks see vahest tahab tulla. Eks Mooses ja no vastu ka seal tehti, küll Etioopia naise pärast ja siis vahepeal seal Aaron ja Mirjam ja Korahi jõuk ja no kes seal kõik, kes teevad. Aga me näeme, kui kategooriline oli tegelikult, Jumal oli oma sulase koha pealt, ütles, kuule, et lõpetage ära siia praegusel hetkel ja sellepärast on see nii, et ärme laseme nendel valedel asjadel kuidagi meie pähe tulla. Ja milleks me siis oleme kasvamas, loeme veel siit natuke see Efesose kirjast. Nüüd on nii, et oluline lõik, ma võtan siit mitte järjekorras päris, võtan 4. peatükist. 4. peatüki, ikka see tuleb üsna järjest, jah, see 13 juba lugesin, 14 juba lugesin ka, 15 tahtsin veel üle ütelda, et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumala rahvas, kes me oleme, me just niimoodi tegelikult kasvame Kristusesse. 1. peatüki, nüüd võtan 9-11 salmid võtan ja see toob ka väga suure mõtte välja. Tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas, mis on maa peal. Temas me oleme ka saanud liisu osa ette määratult kõigest toimuvat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi. Ja sellepärast, kallid, võtta, Jumalal on tegelikult väga suur plaan. Kogudus on tegelikult, noh, issand ehitab kogudust ja põrguväravad ei võida seda ja noh, ütleme, et ja see, vaata, me peame nagu selles asjas olema tegelikult kaasas. Nii kui Paulus ütleb, et kõik peab olema koguduse ehitamiseks, et see on niivõrd tähtis asi, milles olla. See on põhimõtteliselt on see meie nagu tulevik, nüüd Efesose 2:7, kust võiksime lugeda niimoodi, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust elduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Ja sellepärast on, Jumal näitab tegelikult seda oma armurikkust meie kaudu tegelikult siin selles maailmas. Seda võrratut rikkust elduses meie vastu Kristuses Jeesuses, 10. salm. Sest me oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ja sellepärast on see nii, et Jumal on meid kutsunud selleks, et me oleksime siin selles maailmas, oleksime head tegemas. Ja just seda, milleks tema tegelikult meid üles kutsub ja sellepärast on see nii, et küll Jumala vaim on nagu selles asjas ka väga juhtimas, sest et vahest on see niimoodi, et meil läheb lihtsalt omal tuleb nagu mõte pähe, et hakkame nendeks heategijateks, teeme jälle mingi oma firma ja hakkame suureks heategijaks ja siis tulge appi kõik, et ma hakkan head tegema, tulge kõik appi, ma hakkan head tegema. Aga kuidas heategemisest on räägitud? Sa teed nii, et üks käsi ei tea, mis teine teeb. Aga kuidas sa siis reisata veel saad, et tulge mul kõik appi head tegema? Sellepärast, et ma hakkasin head tegema. See on midagi teistmoodi. See on nagu maailma moodi, kui nagu seda tehakse, et noh, et nagu selliselt tehakse. Me oleme tema teos loodud selleks ja sellepärast on see nii, et ma usun, et need head teod, mis on tehtud nii siiralt, armastusest, need on nii, et nii nagu on ikka räägitud sedasi, et igavikus me imestame, mida tegelikult on Jumal ära märkinud heade tegudena. Need ei ole meil meeleski, sest need olid nii siiralt tehtud, et ei tulnud pähegi nagu selle kõrval ilutseda. Vaid see oli niimoodi, see sai lihtsalt tehtud ja see on vastu võetud ja selle jaoks me oleme tegelikult oleme loodud. Ja siis loeme 21 salmi ja 22 teisest peatükist ka veel. Tema, kelles kogu hoone on kokku liitetuna siis kasvamas pühaks templiks issandas, kellest teidki nüüd üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Ja sellepärast, kallid, see on tegelikult väga suur eelis. Meid ehitatakse üheskoos Jumala eluasemeks vaimus.
ja sellepärast, ja eks te teate, olete püha vaimu tempel. aga vaata, Jumal on nii suur, et mitte keegi meist ei saa ütelda, et nüüd mina olen siin ja Jumal, sul on eluosa olemas, ela aga. tead, meid ehitatakse ikkagi üheskoos ja sellepärast on see nii, et ta on nii suur, et taevast ja taevat teda ei mahuta. ja sellepärast me näeme sedasi, et kui ütleme, neid Jumala suuri asju nagu näha, siin teisiti ei saa, vaid siin on kõik, siin olid juba juudid ja paganad, eelnevalt oli kirjutatud, et kõik on nagu üheskoos selleks üheks uueks inimeseks ja toimub see ehitamine. Peetrus ütleb, et laske endid ehitada, nagu need elavad kivid, eks oleme meie. ja sellepärast nii see on. Ütleme, et töötajate paljusus on tegelikult, ütleme, paljudes ettevõtetes on siin selles maailmas ja praegusel ajal, ütleme, et me võime näha sedasi, et robotid tulevad asemele. Aga selles ma olen täitsa kindel. Robotid siia pinkide peal mul istuma ei tule. Et siin on alati tegelikult inimesed, siin ei ole sedasi, et need on küll üsna inimese nägu tehtud praegusel ajal, aga tead, Jumal ehitab kogudust inimestest ja mitte robotitest ja sellepärast ta kutsub igast rahvast, igast keelest. Aga ütleme, et hea küll, kui sul isegi tead, seal muru niidab see robot seal aias ja see kilpkond käib ringi seal, eks, aga no see selleks võib olla ja pese nõudepesumasinaga nõusid, kui tahad ja vahet ei ole, et need on teada asjad. Aga vaata see, mis on kogudus, seal ei ole robotitel mitte mingisugust maad. Seal on ainult inimestega plaan. Saagu teid paljunege ja see on algusest kuni lõpuni tegelikult on Jumala jaoks, see on ainult inimesed. Sest et ta on oma näo järgi tegelikult neid loonud ja sellepärast selle Jumala näo rikkumine, ütleme nii, käib ju saatana poolt nii tugevalt, kui saab, sellepärast et ütleme, et selle üldse inimese olemise nagu mõistmine ja kõik, et kas mehed või naised või siukest asjaga tegeleme praegusel ajal, et naljakas on lihtsalt nagu mõelda, aga kallid, Jumalast nad jagu ei saa, Jumal jääb oma asjade juurde ja sellepärast Jumala plaan läheb täide ja sellepärast, kallid, lihtsalt täna on julgustus selle koha pealt, et püsime nagu selles ja püsime ka koguduses ja sellepärast on nii, et vaata, see tänane sõnum on samamoodi ka, et ei ole mõtet nagu ütleme, kogudusest niisama inimestel jalga lasta, vahest mõni inimene, ma lähen ära, ma ütlen, mis sa seda ära lähed, mine siis ära, kui sa oled teise koguduse juba leidnud, et mis see vaakum sind aitab, et kui sa seda teed, kui sa leiad, sa võid minna teise kohta ja selles ei ole mitte mingisugune küsimus, kui su koht on kuskil mujal, aga lihtsalt ei ole meil vaja niimoodi kuidagi käituda, vaid et me peame tegelikult tänulikult ja austuses suhtuma sellesse, mida vastu võtab, saad tegelikult selle palga ja sellepärast täna näed, ma usun, et oleme väga paljud sellised head asjad nagu meelde saanud üksteisele tuletada ja teate, kallid, ma usun sedasi, et meile tuleb rahu selle koha pealt, et me ei pea väga rabelema, kui Jumal sind väga tarvitada tahab, tasu kätte saab. Ta motiveerib su lõpuks niimoodi ära, nii nagu kas või nagu Joona tead, et igal juhul ta viib sinna Ninevesse sind, kus sa kuulutama pead. Aga vahest me jookseme ise, otsime need kohad, kus me kuulutama ei pea ja siis me tegelikult tuleme sealt tühjalt tagasi. Aga Joona läks ja ütleme, et isegi see südamemeelsuski ei olnud ju mingi super. Aga ta pani terve linna meelt parandama. No oleme me seda suutnud? No ei, nagu ei suuda. Aga näed, vaata, kui sa oled Jumala kutsumises, no sa paned kõik meeled parandama. Loomad ka paastusid seal, imikud ka paastusid, kõik. No seda on harva juhtub, kus nagu selleni nagu asi välja jõuab. Aga vaata, kui sa oled Jumala kutsumises, no vaata, siis tegelikult on niimoodi, et su selle mõne sõna taga on nii võimsalt on tegelikult on Jumal. Ja sellepärast on nii, et ole Jumala abiline. Ja sellepärast see on parim, mis tegelikult olla saab ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna oleme sellised julgustused saanud. Aamen. Tõuseme ja oleme hetke palves. Isa taevas, ütlen sulle südamest tänu ja selle tänase sõnumi eest ka. Oled andnud selle sõna ja ma usun sedasi, et see on olnud mulle õnnistuseks ja isa, ma tänan sind, et ma usun seda, et see on õnnistuseks igale ühele, kellele sa oled täna saanud nagu midagi ütelda. Isa, me palume seda, et meie motiivid oleksid puhtad. Isa, me palume seda, et me ei oleks kuidagi rahulolematud, vaid oleksime rahul sellega, selle paiga ja kohaga, kuhu sina meid tegelikult panna tahad, mida sina meile näitad. Isa, me täname sind, et sa oled täna tõstnud
kõrgeks selle abistamise positsiooni. Ja isa, ma tänan sind, et selles abistamise positsioonis kõik saavad sedasama palka, keda nad on abistamas. kõik saavad seda palka, keda nad on vastu võtmas. ja isa, me täname sind, et me tohime võtta vastu seda, mida sina oled siin selles maailmas tegemas. Jeesus, me võtame sind vastu. Jeesus, me võtame vastu sinu sulaseid, apostleid, prohveteid, õpetajaid, karjaseid, evangeliste, keda sina oled kutsunud. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle ja me täname sind, Jumal, et see toob tegelikult õnnistuse, toob tasu. Ja isa, ma palun praegusel hetkel, et anna meile tarkust ära tunda ja vastu võtta ka praegusel hetkel neid presidente, neid kuningaid, neid valitsejaid, keda tuleb vastu võtta austuses nende positsiooni pärast. Jumal, me täname sind, et me tohime praegu lihtsalt seda paluda, nii nagu su sõnas on öeldud sedasi, et me palvetaksime nende eest ja et me austaksime neid. Ja me täname sind, Jumal, et me võime siis nagu nendes positsioonides, kui me oleme oma südames selle vastuvõtuga teinud, saada seda tasu, saada seda palka. Ja sellepärast, isa, ma palun praegusel hetkel, palun Jumala rahva pärast, kes on siin ja kes on ka võrud kuulamas. Jumal, me palume seda, et tee oma vaimu läbi tegelikult see arusaadavaks. Isa, ma õnnistan Eestimaa poliitikuid. Jumal, sa näed siin, et on sellist üksteise maha kiskumist ja üksteise õnnestamist, aga isa, me palume seda, et tuleks see aeg, kus issand tuleks üksteise austus ja see ootamine, millal sina, Jumal, kedagi tõstad, kes saab seda maad viia õnnistuste sisse. isa, me täname sind. isa, tänu sulle, et ma olen täna võinud nagu poole kõrvaga kuulda sedasi, et me presidendi suust on tulnud head sõnad, et naabritega tuleb osata hästi läbi saada. Ja isa, me täname sind. isa, tänu sulle, Jumal, et me tohime lihtsalt hakata kinni ja uskuda ja näha, et meie maal tulevad head muutused. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja tänu sulle, issand, et me võime praegusel hetkel siin lihtsalt olla sinu ees ja usaldada sind. Et kallis püha vaim, pane sina see sõna täna meie igaühe jaoks niimoodi paika, et me võiksime seda päriselt mõista, nii kuidas on vaja. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.